Tere! Täna me räägime Venemaast. Miks ma Venemaa ajaloost eraldi video olen teinud? Vaadake, meie siin Eestis elame Venemaa külje all ja ükskõik kas see meile meeldib või mitte, siis see, mis Venemaal toimub ja on toimunud kunagi minevikus, mõjutab alati ka meid. Nii et üht-teist peaks sellest Venemaast ikka teadma. Ja ühtlasi peaks see video aitama mõista neid järgmisi videoid, kus on juttu Eesti ajaloo teemadest. Selles videos ma teen esmalt väikese meeldetuletuse Venemaa varasemast ajaloost kuni 16. sajandini. Seejärel räägin Venemaa erinevustest võrreldes Lääne-Euroopaga, seejärel segaduste ajast, siis Peeter Suurest ja lõpuks Katariina Suurest. Eelmisel aastal me õppisime, et Vene riik tekkis viikingite kaasabil. Viikingid käisid Ida-Euroopat läbinud jõgesid mööda idamaades kaubaretkedel ja seal tee peal rajasid riigi, mida nimetatakse Vana-Vene või Kiievi Vene riigiks. Ja see riik ulatus nii umbes Soome lahest Musta mereni. Seal riigis elasid muidugi lisaks viikingitele ka slaavlased ehk venelaste esivanemad ja soomeugrilased ehk meie sugulasrahvad. See riik kasvas vaikselt ja muutus üha edukamaks. 988. aastal näiteks võeti Bütsantsist vastu õigeusk ja kõik paistis nagu hästi minevat. Aga 12. sajandil see riik killustus paljudeks väikesteks vürstiriikideks, mis hakkasid omavahel vaenutsema. Ja siis 13. sajandil tungisid Venemaale kallale mongolid, kes alistasid kõik need väikesed vürstiriigid ja hävitasid palju linnu ja põhjustasid muud kahju ning sundisid venelasi endale maksu maksma. Ehk siis 2 sajandit oli Venemaal selline periood, mida nimetatakse mongoli ikkeks. Aga 15. sajandil hakkas mongolite võim nõrgenema ja samal ajal tugevnes üks Venemaa paljudest vürstiriikidest, Moskva suurvürstiriik. Ja ühel hetkel ütles Moskva suurvürstiriik mongolitele lihtsalt tšau baka ja ajas nad minema. Ja siis Moskva alistas teised Vene vürstiriigid ja hakkas kujunema tänapäeva Venemaa. Ja siis Moskva suurvürstid pöörasid pilgu 2 suunda, läände ja itta. Läänes üritati vallutada Liivimaad, mis ei õnnestunud, nagu me eelmisel aastal õppisime ja nagu me järgmises tunnis veel kord meelde tuletame. Aga idas läks Venemaal paremini. Idas vallutati mongolite järeltulijatele kuulunud Khaani-riigid ja hakati avastama ja vallutama Siberit. 16. sajandil oli Venemaa juba suurriik, aga veel siiski suhteliselt normaalse suurusega. Aga kõigest 200 aastaga, kui Venemaa vallutas Siberi, sai Venemaast selline lahmakas, nagu ta enam praegugi on. See on muidugi suuresti tühi maa, inimesi elas Siberis siis ja elab praegugi veel väga vähe, aga see-eest on Siberis tohutult loodusvarasid ja kui Venemaal poleks praegu Siberi naftat, maagaasi ja teisi loodusvarasid, siis oleks ta veel palju vaesem riik, kui ta praegu on. Aga 16. ja 17. sajandil ei kujunenud mitte ainult Venemaa piirid, vaid ka Venemaa peamised probleemid. Mille poolest Venemaa Euroopast erines? Esiteks, Venemaal oli Bütsantsist vastu võetud õigeusk, samas kui Euroopas olid mitu erinevat kristlikku usulahku. Kui täpne olla, siis muidugi need rahvad, kelle Venemaa idapool vallutas, olid kõik moslemid või loodususulised, aga nende roll Vene riigis ei olnud eriti oluline. Teiseks, Venemaal oli üks suur riik, üks valitseja ja üks peamine keel. Euroopas oli aga palju erinevaid väiksemaid riike ja rahvaid, oli palju erinevaid riigikordasid, jällegi rohkem mitmekesisust. Vene ühiskonnas oli selles mõttes veelgi vähem vabadust, et erinevalt Lääne-Euroopast ei olnud seal ka kindlate õiguste ja kohustustega seisusi. Kõik sõltus täielikult valitsejast ehk tsaarist. Kui Euroopas olid vähemalt linlastel mingisugused vabadused ja kodanikuõigused, siis Venemaal olid ka näiteks linnaelanikud sunnismaised nagu talupojad. Neljandaks, kui Lääne-Euroopas hakati keskaja lõpus ja vara uusajal pärisorjusest loobuma, siis Venemaal pärisorjus kinnistus alles 17. sajandil ja läks 2 sajandit enne kui see kaotati. Viiendaks, Venemaale jõudsid ka Euroopa teadus- ja tehnoloogia saavutused ja isegi valgustusideed mõningase hilinemisega. Kõik need loetletud erinevused on omal moel põhjustanud või vähemalt kaasa aidanud sellele, et Venemaal ei ole tänaseni tekkinud sellist demokraatlikku ja inimõigusi austavat ühiskonda nagu Euroopa riikides. Nii, aga kui konkreetsetest valitsejatest rääkida, siis tuleb kindlasti mainida Ivan Julm. 16. sajandil oli siis Venemaal üks selline hirmus valitseja nagu Ivan Julm, kes ühest küljest küll tegi Venemaast suurriigi, aga samal ajal ka mõrvas ja piinas sadistlikult oma rahvast. Ja siis üsna varsti pärast Ivani surma 17. sajandi alguses tuli segaduste aeg. Reaalselt ongi Venemaa ajaloos selline periood nagu segaduste aeg. See on selline periood, kus keegi enam ei saanud aru, mis toimub ja kes peaks Venemaa tsaar olema. Kui üks tsaar ära suri, siis oli segadus, et kes võimule saab. Ja kuskilt kloostrist ilmus välja põgenenud munk, kes ütles, et tema on troonipärija Dmitri. Aga kõik arvasid, et Dmitri on mõrvatud. Aga siis see tüüp oli, et ei, mina olen Dmitri ja ma pääsesin mõrvarite käest. Ja siis kõik olid, et okei, et teeme siis sinust kuninga. Ja siis ta sai võimule, teda tuntakse ajaloost vale Dmitri nime all. Aga siis tuli välja, et ta oli liiga suur sõber poolakatega ja see venelastele eriti ei meeldinud, nii et tapeti. Aga siis tuli mingi uus vend, kes ütles, et mina olen Dmitri, ma tahan nüüd kuningaks saada.
siis kõik olid nagu, et okei. Ja siis tungisid poolakad Venemaale ja Poola kuningas sai Venemaa valitsejaks, mille peale rootslased olid, et not so fast. Ja siis tungisid ise Venemaale ja siis järsku ilmus välja kolmas tüüp, kes väitis, et hoopis tema on Dmitri. Ja siis see kõik oli nii pekkis ja arusaamatu ja nii palju inimesi oli juba sõdades surma saanud, et venelased tegid suure rahva ülestõusu ja lõpetasid selle jama ära. Ja siis sai võimule Romanovite dünastia. Igatahes Venemaa segaduste aeg on üks lõbus aeg. Aga kerime nüüd aega veidi edasi. 17. sajandi lõpus sai Vene tsaariks Peeter I. Ja kui seni oli Venemaa olnud suht omamoodi, siis Peeter võttis eesmärgiks muuta Venemaad euroopalikumaks. Ja siis ta tegi midagi väga lahedat. Minu meelest valitsejad ja poliitikud võiksid selliseid asju rohkem teha. Peeter alustas oma valitsemisaega sellega, et ta läks reisile Euroopasse. Mitte muidugi mingile lõbureisile, vaid õppekäigule, tutvuma Euroopa sadamate, laevaehitustöökodade ja teadusega, et hakata oma riigis samasuguseid asju tegema. Ja sealjuures ta läks reisile salaja incognito. Ta käis ja vaatas Euroopas ringi ja tutvus igasuguste huvitavate inimestega, aga ta tutvustas end kui lihtsalt Pjotor Mihhailov. Ma küll ei tea, kui väga ta suutis inimesi ära petta, sest ühtlasi oli Peeter tolle aja üks Euroopa pikimaid inimesi, üle 2 meetri pikk, nii et tal ei olnud vist eriti lihtne märkamatuks jääda. Igatahes Peeter tassis Euroopast Venemaale endaga kaasa sadu spetsialiste, kes kõik pidid hakkama aitama tal moderniseerida ehk kaasajastada Venemaa sõjaväge ja muid elualasid. Ja siis hakkas Peeter Venemaad reformima. Esiteks, ta korraldas ümber sõjaväe ja lõi Venemaale esimest korda püsiva elukutselise armee. Selleks võeti teenistusse nekruteid. Ehk siis igast külast või piirkonnast võeti näiteks üks noor poiss sõjaväkke nekrutiks ja ta veetis suurema osa oma elust teenistuses. Väga tõenäoliselt enam koju tagasi ei jõudnud. Teiseks, armee juhtimiseks oli vaja korraliku väljaõppega ohvitsere, selle jaoks rajati näiteks sõjakoole. Kolmandaks, armee vajas ka relvastust ja muud varustust ja selle jaoks hakati rajama manufaktuure ehk siukseid algelisi tehaseid. Neljandaks, ja kuna sõjaväe ülalpidamine ja varustamine olid päris kallid asjad, siis selle jaoks oli vaja tõhusamat makse koguda. Ja Venemaal kehtestati selline asi nagu pearahamaks, ehk peaaegu iga riigi elaniku pealt koguti makse, iga pea pealt siis koguti makse, mis tähendas muidugi seda, et oli vaja esimest korda üldse kõik elanikud kokku lugeda, ehk siis tehti selline rahvaloenduse moodi asi, hingeloendused. Viiendaks, valitsemiskorraldust reformiti ka põhjalikult, näiteks Bojaaride duuma asendati senatiga. Bojaaride duuma oli olnud selline nõuandev koda, kus on suuraadlikud ehk bojaarid, aga nüüd senat hakkas koosnema hoopis tsaari sõpradest ja usaldusalustest. Ja loodi kolleegiumid, mis on põhimõtteliselt ministeeriumid ja riik jagati kubermaangudeks ja nii edasi. Ja lisaks muudeti veel palju teisigi asjalikke asju, aga Peeter tegi mõningaid kentsakaid reforme. Peetri õukonnas keelati habemed ja venepärased rõivad ja kästi riietuda ja olla igatepidi euroopalik. Kui keegi jätkas habeme kandmist, siis habeme pealt tuli riigile maksu maksta. Ja Peeter isiklikult ajas paljude oma õukandlaste habemed vägisi ära ja keegi julgenud talle vastu vaielda. Ja jällegi kõige selle eesmärk oli muuta Venemaad euroopalikumaks. Ja lisaks sellele rajas Peeter endale täiesti uue pealinna. Vana Vene pealinn oli mäletatavasti Kiiev, eks ole, aga kuna Moskva vürstid said mongolitest jagu, siis Moskvast sai Venemaa uus pealinn. Aga Peetri jaoks oli Moskva liiga venepärane ja vanamoodne. See oli väga suur linn, aga seal oli enamik hooneid olid madalad puidust sarad, tänavad olid porised ja nii edasi. Peetri meelest see oli see ei sobi mitte kuskile. Ja siis ta rajas uue linna siia, Soome lahe idanurka Neeva jõe suudmesse. Ja selle linna nimeks sai, üllatus, Peterburg ehk Peetri linn. No see tegelikult ei olnud tema nime järgi, vaid pühendatud Pühak Peetrusele. See oli Sankt Peterburg. Okei. Ühesõnaga, Peeter I asutas Peterburi linna 1703. aastal. Ja Peterburi pidi siis olema selline eriti moodne ja vinge linn, kus on suured sirged tänavad, uhked lossid, kivist majad ja kõik on viimase Euroopa moe järgi ehitatud ja kindlasti peavad olema seal uhked kanalid, mille peal saaks laevadega sõita. Aga see koht, kuhu ta seda tahtis ehitada, see oli rõve soo, kus oli nii märg ja niiske, siin oli nii raske ehitada, et asjad ja inimesed sohu sisse ei vajuks. Aga Peeter polnud mingi lihtne poiss, ta kasutas selleks massiliselt orjatööjõudu. Ta lihtsalt määras iga aasta 10 000 viisi päris orje töölisteks Peterburi ehitama. Ja Peterburi linn ehitati valmis, päris ilus linn on, tänapäevalgi on ilus, aga ühtlasi sai selle ehitamisel ikka jõhkralt palju töölisi surma. Nii et see on põhimõtteliselt laipadel ehitatud linn.
nii, ja lisaks reformidele ja Peterburi linna rajamisele vallutas Peeter I Põhjasõjas aastatel 1700 kuni 1710 Rootsi käest endale Eesti ja Põhja-Läti alad. Põhjasõjast me räägime järgmistes tundides, aga ühesõnaga Peetril õnnestus see, mis Ivan Julmal ei õnnestunud, saada Venemaale alad Läänemere ääres. See tagas talle parema ligipääsu Euroopasse, eriti mööda merd, mis oli tollal tähtis ühendustee. Peetri vallutuste kohta on isegi selline väljend, et Peeter raius Venemaale akna Euroopasse. Et seni oli ühesõnaga Venemaa olnud Euroopast eraldatud, meritsühendust praktiliselt ei olnud, aga nüüd Peeter tekitas selle ühenduse. Peeter I on Eestiga ka lähemalt seotud, ta on siin mitu korda käinud, talle väidetavalt väga meeldis siin ja ta rajas siia oma naisele Kadrioru lossi ja nii edasi. Nii, aga kerime Peetri juurest aega jälle edasi, jätame vähem tähtsad valitsejad vahele. 1762. aastal sai Venemaa valitsejaks keisrinna Katariina, kellele, nii nagu Peetrilegi, on antud hiljem hüüdnimi Suur. Katariinat peetakse valgustatud monarhiks, sest tal oli Venemaa valitsejana absoluutne võim ja samas oli ta lugenud valgustusfilosoofide teoseid. Ta oli samamoodi Voltaire'iga hea sõber nagu Friedrich Suur. Ja nende ideede põhjal ja Voltaire'iga nõu pidades üritas Katariina samuti läbi viia olulisi reforme. Ta kutsus näiteks kokku ülevenemaalise esinduskogu, et Venemaa seadused ümber vaadata ja ta tegi katseid Venemaa majandust arendada, toetas haridust ja teadust ning vallutas Venemaale juurde olulisi territooriume. Samas ei saaks öelda, et nende reformide tulemusel oleks Venemaa eriti demokraatlikumaks muutunud ja pärisorjadest talupoegade olukord jäi endiselt ikka väga masendavaks. Küll aga võib öelda, et Katariina Suur on tähtis seepärast, et ta tegi Venemaast veelgi võimsama riigi ja muutis Venemaa osaliseks Euroopa suures poliitikas. Nagu te peaksite eelmisest osast mäletama, siis Viini kongressi järel oli Venemaa üks neist suurriikidest, kes määras, kuidas asjad Euroopas käivad ja kes võitles igal pool revolutsioonide vastu. Ja see tugines paljuski Katariina pärandil. Aga nagu ikka, siia lõppu väike kokkuvõte sellest, mida me täna õppisime. Esiteks, Venemaa vabanes 15. sajandil mongolite võimu alt ning Moskva suurvürstid ühendasid Venemaa ühtseks suurriigiks. Teiseks, 16. sajandil hakkas Venemaa laienema Siberi suunas ning tegi ka katseid vallutada Baltimaad, et pääseda Läänemere äärde. Kolmandaks, Venemaa kujunes pikalt eraldatuses muust Euroopast, mistõttu sealne ühiskonnakorraldus ja majandus jäid ülejäänud Euroopa arengutest maha. Neljandaks, 17. sajandi alguses oli Venemaal segaduste aeg. Viiendaks, 17. sajandi lõpus ja 18. sajandi alguses oli Venemaa valitsejaks Peeter I, kes viis läbi reforme Venemaa euroopalikumaks muutmiseks, rajas uue pealinna ehk Peterburi ning vallutas Eesti ja Põhja-Läti ehk raius akna Euroopasse. Kuuendaks, 18. sajandi teises pooles valitses Venemaad Katariina Suur, keda peetakse valgustatud monarhiks. Aitäh kuulamast ja kohtume jälle!